Tere taas! Mina olen Janek, kodulehe avalikesinemine.net autor. Täna räägin ma sulle kahest suurest teemast. Esiteks, ma räägin sulle sellest, mida sa võiksid teha selleks, et korralikult ennast esinemiseks ette valmistada. Ja teiseks räägin ma sulle 3 põnevast raamatust, mida sa esinemisega seoses läbi võiksid lugeda. Ma seon need 2 teemat oma vahel nii, et räägin vähe ettevalmistusest ja siis räägin, milline raamat just ühe või teise teemaga seoses põnev võiks olla. Niisiis, oletagem, et 2 nädala pärast pead sa esinema minema. Siin ootab 60 kontvõõrast inimest. Sa pead neile rääkima tund aega ja sa pead rääkima neile teemal, mida sa tunned. Seega, kuidas sa võiksid ennast selleks korraks ette valmistada? Esimene asi. Mõtle enda jaoks selgelt läbi, mis on sinu esinemise eesmärk. Sul ei ole mõtet minna koha peale selleks, et oma jutt lihtsalt ära rääkida. Püstita endale küsimus, mis kõlab. Mis on see, mida ma tahan, et kuulajad peale minu esinemist teisiti mõtleksid või teisiti teeksid? Mõtle enda jaoks välja, mis see on. Nüüd siit edasi pead sa tegelema auditooriumi analüüsiga. Sa pead läbi mõtlema, kes on minu kuulajad, millised on nende ootused selle esitlusega seoses ja kõige tähtsam asi, mis on see kasu, mida nad minu esinemisest saada soovivad. Kõik kuulajad, kes kohale tulevad, neil on kuklas alateadlik küsimus, mis kõlab, aga millist kasu mina sellest saan. Proovi oma auditooriumit analüüsides endale selgeks teha, milline on see kasu, mida kuulajad sinust saada loodavad. 3. asi. Mõtle läbi enda jaoks plaan B. Selles mõttes, et olukorrad ei ole vennad ja mõnikord pead sa käituma vastavalt sellele, kuidas see olukord sulle asja ette mängib. Mida rohkem varuplaane sa enda peas läbi mõtled, seda väiksem on võimalus, et sinuga midagi ootamatult juhtuda saab. Esimene raamat, mida sa sellega seoses võiksid läbi lugeda, on Scott Berkuni raamat Confessions of a Public Speaker. See on ütlemata hea raamat selles mõttes, et teda on lihtne lugeda. Seal on hästi palju erinevaid toredaid lugusid. Ja lisaks ta käsitleb kõiki neid teemasid, millest ma siin räägin, äärmise mõnusa sellise muhedusega. Kui sa selle läbi loed, siis on sul üsna hea pilt ees selle kohta, mida esinemisega peale võiksid hakata, mitte ainult ettevalmistuse mõttes, vaid terve esinemisega seoses. Siit edasi. Kui plaan B on valmis, siis võiksid sa ka ju korralikud materjalid valmis teha. Materjal, mida sa valmis paned, tähendab muuhulgas ka märkmeid, tähendab esitlusvahendit, olgu ta siis PowerPoint või midagi muud. Oluline on see, et sa oled nad valmis pannud, läbi mõelnud, kuidas sa neid kasutad ja nad peavad olema sellised, et nad kuulajatele midagi ka annavad. Siit ka teine raamat, mida sa võiksid lugeda. On selline inimene nagu Nancy Duarte ja tema on kirjutanud raamatu nimega Slideology. The Art and Science of Creating Great Presentations. See ei ole kasulik lugemine ainult avaliku esinemise seisukoha pealt, vaid see on ka kasulik lugemine turundajatele. Nancy Duarte räägib selles raamatus umbes 20 juhtumi kirjelduse põhjal sellest, millised on efektiivsed esitlused, kuidas neid üles võiks ehitada, mida sa oma slaididega võiksid peale hakata selleks, et kuulajad nendest mingisugust kasuga saaksid. Veel kord, see ei ole ainult esinemise mõttes tore raamat, vaid see on ka turundajatele äärmiselt kasulik raamat. Viimane asi. Sa pead ise ennast ka valmis panema. Sul võivad maailma kõige paremad materjalid olla, aga kui sa ise vaimselt valmis ei ole, siis ei ole sinu esinemisest juba tuhkagi kasu. Ja sellega seoses soovitan ma sul lugeda Katrin Aedma raamatut Avalik esinemine hirmu igita. See on 2012. aastal ilmunud raamat. Ta ei ole väga paks, nagu sa näed. Ja selle käigus, kui sa selle läbi töötad, saad sa ise endaga äärmiselt põhjalikult tööd teha. Ja selle käigus saad sa ka hästi palju vastuseid selle kohta, et mida esinemishirmuga peale hakata. Ja kõige tähtsam, kuidas
esineda nii, et esinemishirm sulle jalgu ei jää. Tänase video kokkuvõtteks. Tee endale selgeks, mis on sinu esinemise eesmärk. Seejärel tee selgeks, kes on sinu kuulajad, milline on nende taust, nende teadmised, nende vajadused ja nende ootused. Pane valmis materjalid, pane endale valmis plaan B juhuks, kui midagi kehvasti läheb. Ja kõige viimasena valmista ennast ka vaimselt ise ette. Peamine põhjus, miks inimesed ebaõnnestuvad, on see, et nad praevad ennast läbi ise enne veel, kui nad kohale jõuavad. Kui sa neid 5 asja suudad teha ja kui sa need 3 soovitatud raamatut läbi loed, siis ma luban sulle, et edaspidi sa lähed lava peale ja särad seal väga kenasti. Seniks aga jääme nägemiseni.